Tere õhtust kõigile ja tere tulemast Leonardo Padura autoriõhtule. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí, por haber hecho ese viaje tan largo para estar estos días con nosotros. Y muchas gracias también a Lucía, su esposa, tu esposa que te acompaña. Abikaasale, kes tuli temaga kaasa. Mul on väga hea meel, et täna siin olete. Ja aitäh Annelile, kes seda vestlust juhib. Par de palabras en estonio. Me alegra presentar al escritor cubano Leonardo Padura, que es el invitado de más lejos en este festival. Ha llegado aquí desde Habana y continuará su tour de Europa por los siguientes 2 meses. Y con él está su esposa Lucía. Los que han leído sus libros probablemente saben que todos sus libros están dedicados a su esposa. Es un placer tenerla a ella también aquí. También tenemos aquí a Anneli Ramos-Poder, que llevará esta conversación. Ha vivido la mitad de su vida en Cuba y ha crecido ahí, pero ahora ya mucho tiempo está aquí en Estonia. Y ha escrito su libro sobre su vida en Cuba. 2 libros de Leonardo Padura son disponibles en estonio: Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, traducidos por Maria Paasalo. Es un placer que podemos leer estos libros, considerando que en su país no hay papel para imprimir sus libros. Antes de dar la palabra al autor, saludamos a la traductora de sus libros, Maria Paasalo. Y la traducción también ha recibido buenos comentarios del público. Y ahora doy la palabra a nuestro invitado. Hola, Leonardo. Tere õhtust, Leonardo. Bueno, tenemos aquí a Leonardo, escritor Meiega on cubano. siin Leonardo, Kuuba autor, kelle raamatuid on tõlgitud rohkem kui 30 keelde, sealhulgas eesti keelde. Aitäh Toledo kirjastusele ning tõlgile Maarjale. Aitäh, et täna siin olete. Minul on suur au teiega täna vestelda. Sé que eres muy buen conversador. Tean, et olete väga hea esineja ning veedate pärast tänast veel 2 kuud Euroopas kõneldes iga päev, peaaegu iga päev. Kas tulite Kuubalt ära selleks, et saaksite rääkida? Põhimõtteliselt küll, kuigi mitte päriselt nii see ei ole. Kuubal samuti teen ettekandeid, osalen konverentsidel, töötubades, kirjandusteemalistel. Kuid viimastel aastatel teen seda alternatiivsetel viisidel, mitte võib-olla ametlikke kanaleid pidi, sest minu kirjandust riiklikud kanalid ei võta hästi vastu. See on seepärast, et ma kirjutan asju Kuuba reaalsusest, mida nad tahaks, et ma ei kirjutaks. Nad küll ei tsenseeri minu kirjutisi, sest õnneks on juba mul 30 aastat Hispaanias oma kirjastus ning minu raamatud avaldatakse seal. Need ei käi Kuubas kuskilt ametlikust kanalist läbi. Ning minu kirjastajad ja toimetajad teevad minu raamatutega tavalist tööd. Nad annavad mulle nõu sellistel teemadel, et mõni sõna kordub liiga palju või võiksin mõne synonüümi leida. Ehk siis selline tavaline toimetaja töö. Nad kunagi ei sekku minu visiooni sellest, kuidas ma esitan Kuuba reaalsust. Mõnikord
on nad öelnud, et mõni osa raamatust vajaks ülevaatamist, sellepärast et sinu sõnum ei tule siin väga hästi näiteks läbi ja siis vaatan selle koha üle. Paljud mu raamatud on ainult välismaale saadavad, mitte isegi Kuubal. Üks hiljutine raamat, mis räägib minu kirjaniku teest ning Havana linnast, seda ei ole avaldatud Kuubal. Leidsin raha selle avaldamiseks alternatiivsetel viisidel UNESCO programmide kaudu, kuid Kuubal on see ka saadaval, aga alternatiivse kanali kaudu, sellise kirjastuse ajakirja kaudu. Ametlikult me seda Kuubal avaldada ei ole saanud. Kuubal on ka kogemusi Nõukogude võimuga ning elu Kuubal ei ole selline, nagu me tänapäeval mujal oleme harjunud. Kuuba kultuuriline ja info levik olid piiratud ning alates 90ndatest aastatest hakkas toimuma avanemine ja oli võimalik saada ligipääsu digitaalses maailmas levivale infole, millega meie tuttavad oleme. Niisiis, jah, Kuubal on ka muutusi toimunud, kuid mis ei ole muutunud, on institutsionaalne suhtumine teatavates ühiskonnasüsteemidesse, sealhulgas ka kirjandusse. Kirjandust kontrollib endiselt riik ning tsensuuriga kontrollitakse, mida avaldatakse ning mida mitte. Mulle öeldi viimaste raamatute avaldamise vastuväiteks, et Kuubal ei ole lihtsalt paberid, millele seda printida. Ja ma usun, et tõesti ka sellega on probleeme, kuid tahe on siiski probleemiks, sest tõesti minu viimased 3 raamatud ei ole jõudnud printimise Kuubal. Sellest on väga kahju. Minu loomulikud lugejad, kes võiksid ju olla kuubalased, nende ligipääs minu raamatutele on väga keeruline. Nad saavad minu raamatuid näiteks piraatversioonidena, nad tõmbavad selle arvutisse või telefoni või mõni nende tuttav mõnest muust riigist ostab selle ja saadab neile. 100,000 copias de cualquier libro, pues tienen un acceso difícil. Ahora mismo, neil on väga raske ligipääseda kirjandusele. See raamat Havannast, mille ma avaldasin eelmisel aastal, mind ja minu toimetajaid üllatas, kui palju koopiaid see müüs. En todas las librerías de los países de lengua española, menos en la de Cuba. Väga kahju on sellest, et see on kõikide hispaaniakeelsete riikide raamatupoodide lettidel peale Kuuba. Kuigi see räägib ju Kuubast, Havannast ning Havanna lagunemisest ja allakäigust viimaste aastate jooksul. Minu jaoks on see väga valus, kuid see on see hind, mida ma pean maksma selle eest, et ma saaksin kirjutada seda, mida ma soovin kirjutada ning et saaksin väljendada ennast. See on vabaduse hind.
tema de La Habana, pero primero quiero preguntarte que si esto hubiese ocurrido 35 años atrás aquí mismo, nadie hubiera estado asombrado de que un escritor cubano estuviese aquí en un festival literario de la Unión Soviética, 35 años atrás. Pero ahora Cuba está lejos de Estonia. Y hace 35 años Estonia no existía para los cubanos. ¿Para ti existía Estonia de alguna manera en aquellos tiempos? Creo que sí, porque en los equipos soviéticos en las Olimpiadas había algunos estonios, lituanos meeskondades oli sportlasi Eestist ja Lätist alati ja me teadsime tänu sellele, et Balti riigid on olemas. Vähemalt mina teadsin. Que pertenezco al mundo de la cultura, por supuesto, tenía noticias mina, kes ma huvitun kultuurist, ma teadsin ka muude kanalite kaudu, et see riik oli olemas. Üks raamat pealkirjaga Mees, kes armastas koeri. Es la preparación y el asesinato de León Trotsky. Selle keskmes on Leon Trotski mõrv. Kui ma selle raamatu avaldasin, siis uurisin Venemaa stalinistliku ajalugu ning Trotski väljasaatmist Moskvast, kui ta tuli eksiili Kuubale. Y preparado por los órganos de inteligencia soviética para cometer el asesinato de Trotsky. Es uno de los varios, son varios los españoles que son preparados durante la guerra civil, los traen a Moscú, los preparan, los mandan a México y era elegido al final Ramón Mercader. Por eso me obligó a hacer un estudio ja selles kontekstis uurisin ma üsna sügavuti seda, mis siis tegelikult toimus Vene revolutsiooni ajal stalinismi tõusust ja ka Stalini surmast, sellest, kui Hruštšov rääkis isikukultusest. Para yo poder escribir ese libro kuid selleks, et seda raamatut kirjutada ning et teaksin ajaloolisi fakte, oli mul vaja mõista, kuidas stalinistlik ajalugu oli seotud Hispaania kodusõjaga ning kuidas nad omavahel põimusid. Sellepärast ma uurisin tõesti neid teemasid sügavuti, Balti riikide teemaga tutvusin. Ning selle tulemusena sain kirjutada romaani kuubalase perspektiivist. Selles romaanis on 3 lugu. Kõigepealt Ramón Mercader, Trotski mõrvar, Trotski elu sellest saadik, kui ta jõudis eksiili ning 40. aastal siis tema surma Mehhikos. Conoce a un señor que se llama Ramón López, que resulta ser Ramón Mercader. Ramón Lópezest, kes hiljem tuli välja, et tema nimi on Ramón Mercantero. Y este hombre que se encuentra con Ramón López es quien recibe esa historia see mees, kes Ramón Lópezega tutvub, see on kuubalane ning tema perspektiivist see raamat on kirjutatud. Tema on tuttav tsensuuriga, marginaliseerimisega ning tegemist on sellise huvitava romaaniga, sest kui selle oleks kirjutanud mõni Argentiina või Hispaania või Mehhiko autor, rääkides siis hispaaniakeelsest maailmast, siis oleks see olnud väga erinev, sest oleks see olnud mehhiklane, argentiinlane, hispaanlane, siis oleks tal puudunud see kogemus elada sotsialistlikus riigis.
kuid kogemus sotsialistlikus riigis elamisega on miski, mis on väga spetsiifiline ning tean, et ka siin on selline kogemus olemas elanikkonnal. See muutis seda viisi, kuidas raamat kirjutatud sai ning mina õppisin ka väga palju sellest teemast. Ja Venemaal ei ole seda raamatut avaldatud. Ei ole. Mina ei käinud kunagi Nõukogude Liidus. Mind kutsuti üks kord Kuuba kirjandusauhinnaga seoses, mida jagati sellise Komsomoli taolise organisatsiooni kaudu ning nemad pakkusid mulle 15-päevaste reisi Nõukogude Liitu. Mina olin käinud selleks ajaks esimest korda Hispaanias ning kui tagasi tulin, ütlesin Luciale, mina ei lähe Nõukogude Liitu. See maitse, mis Hispaania oli minu suu jätnud, ma ei tahtnud seda kaotada ja ma ei läinud Nõukogude Liitu. Hiljem pidin käima postsovjetlikus Moskvas, kuid see lugudes seotus asukohaga on minu jaoks väga oluline. Kui ma kirjutaksin Eestis toimuvast, siis ma kindlasti tuleksin Eestisse, mitte ainult ei uuriks kaarte ja kirjandust, sest inimesed liiguvad teatavas paigas ja kui me tunneme seda kohta, siis on see realistlikum, mida me kirjutame. Niisiis käisin Moskvas aastal 2007 või 2008 ja avaldasin see raamatu aastal 2009 ja mind üllatas Moskva avalik ruum ei olnud midagi sellist, mida ma ette olin kujutanud. Kõik oli palju suurem, palju monumentaalsem, imperialistlikum. Ning see aitas mulle mõista neid protsesse, mis siin olid toimunud bolševistlikul perioodil 70 aastat. Tuleme tagasi festivali teema juurde. Tänavuse festivali nimi on Raamat kui paik, paik kui raamat. Kui eesti keeles on üks positiivne asi, siis see, et ta lihtsustab ja konkretiseerib suuri asju. Aga mina võtaksin selle kokku ühe teie raamatu pealkirjaga Linn ja kirjanik. Kas räägiksid ka sellest raamatust? Tahaksin rääkida seosest ruumiga selles romaanis. Minu kõige sagedasem paik raamatutes on Havanna. Minu esimestest lugudest siiani välja kirjutan väga palju Havannast. Mul on 9 raamatut Mario Condest ja tegelikult 10 ka, kus ta on ka osaline, kuigi ta ei ole peategelane. Ja tegelikult see 10. raamat on ka selline, kus hoopis Amsterdamis toimub tegevus ja see on seotud Rembrandtiga. Ja üks teine raamat on, kus räägib, kus on jutu Mehhikost ning just seesama Trotski surmaga tegelev raamat. Seal on jutu Mehhikost, aga toimub ka tegevust Hispaanias, aga siiski Havanna on kõige keskmes.
sinna jõuavad lood kokku. Need 4 Mario Conde raamatut, need 4 aastaaega nii-öelda, mis toimuvad aastal 1989, kui langeb Berliini müür. Viimane neist lõpeb oktoobris 1989, 15 päeva hiljem langes Berliini müür. Kuid 15 päeva varem, oktoobris, ju keegi ei teadnud, et Berliini müür langeb. Ehk siis see oli selline pingeline olukord, keegi ei teadnud, mis maailmas kohe juhtuma hakkab. Y se desarrolla en La Habana y hace un recorrido por toda la ciudad, porque el personaje de Conde vive en un barrio de la periferia de La Habana, tegelane elab Havannas sellises linnaosas, mis sarnaneb väga minu omale ning teostab oma uuringuid kogu linnas. Tahaksin siinkohal rääkida natukene Mario Condest. Ta on politseinik, uuriv krimipolitseinik. Miks politseinik? 89 aasta Kuubal pidi tegemist olema politseinikuga selleks, et me saaksime rääkida uurimisest. Aga ta on selline väga ebatavaline politseinik, talle ei meeldi kasutada relvasid, talle ei meeldi vägivald. Ta ei tea mitte midagi teaduslikust kriminoloogiast. Tema juhindub oma eeldustest, oma kõhutundest ja selles mõttes on väga põnev tema suhe uurimisega. Ja 4. raamatus ta lahkub politseiametist. Más ser policía, ni yo resistía más trabajar con Conde en la policía. 4 raamatut ta oli politseinik, kuid lõpuks tema enam ei tahtnud ja mina enam ei ka nõudnud, et ta peaks olema politseinik. Seejärel lahkub ta politseiametist ning tuleb 7-8 aastat hiljem tagasi uurimise juurde Hemingway majas juhtuvates sündmustega seoses. Ta ei ole enam uurija, kuid ta siiski tegeleb uurimisega. Sest tema endine alluv, kes on nüüd ülemuseks saanud, ütleb talle, et kuule, palun aita uurida seda 50 aastat tagasi juhtunud kuritegu, mis toimus Hemingway majas Havannas. Ja siis otsustabki Conde hakata uurima, mis seal võiks juhtuda ja ta hakkab tegelema hoopis vanade raamatute müügiga. Tal on igasugu erinevaid erialasid selleks, et teenida omale elatist. Esimene Conde, kellega me tutvume, on 35-aastane, aga viimane on 70-aastane. Niisiis ka aja möödumine on miski, millele mõtiskleda ning mitte ainult tema elus, vaid ka Havannal. 80-ndatel aastatel oli Havanna sotsialistlik linn, kus oli väga spetsiifiline selline olemus, kuid sellele järgnes kriis, mis ei olegi lõppenud. Nendes raamatutes mõtiskletakse nii Havanna kui Conde isiksuse üle ja raamatutes tutvume me kogu linnaga, käime erinevates paikades. Alati on osaliseks ka linnas olevad füüsilised asukohad. Havanna füüsiline välimus või selline olemus on väga tähtis raamatutes, sest see on ka mereäärne
linn ning see mängib raamatutes sisulist rolli ja samuti selle seos ajalooga. Meil on koloniaalne Havanna, kuid kõrgklass aina rohkem hülgab Havannat ning läänest alates muutub aina töölislikumaks linn ning rikkamad kolivad ida ja lõuna poole. Ja see mõjutab ka inimesi, kes selles paigas elavad, kuidas on nende ellu suhtumine, kuidas on nende kultuur. Autorite jaoks on väga oluline ka kasutada erinevaid keelelisi registreid hispaania keeles. On ju selliseid tegelasi, näiteks Maskipalli raamatus, kus Conde räägib kõrgklassiga, kuid samas puutub ta kokku ka madalama klassiga ning mina tahan peegeldada seda, kuidas need erinevad ühiskonnagrupid kõnelevad, kuidas nad keelt kasutavad. Ja see on ka ju seotud linna kui asukohaga, kui paigaga. Väga põnev on see, kuidas Ladina-Ameerika ajaloos võivad kõrvuti eksisteerida sellised sündmused nagu diktatuurid, ettekuulutused, rahvuslikud pühakud, revolutsioonid ja kõik see on segunenud igapäevaeluga. Suurt osa teie raamatutest, eriti detektiivilugusid, mille peategelane on Mario Conde, iseloomustab Kuuba igapäevaelu. Kuubalaste kummaline optimism, selline irooniline pessimism, sõpradevaheline vendlus, aga samas ka elu absurdsus ja seletamatus. Ja kui ma ütlen seletamatu, siis ma räägin Kuuba päevakajalistest asjadest, mitte maagilisest reaalsusest. Kas teie arvates saab Kuuba inimeste eluviisi seletada või õigustada mõistega maagiline reaalsus? See on väga keeruline küsimus, sest ma peaksin kirjandusteooriaid hakkama looma. Maagiline reaalsus on kontseptsioon, mille patenteeris Alejo Carpentier, Kuuba kirjanik, selleks, et kirjeldada universumi toimuvad fenomene Ameerikas. Mul on 600-leheküljeline raamat maagilisest reaalsusest Carpentieri kirjanduses. Tema loominguperiood kestis 50 aastat, esimestest viimasteni siis 30-ndatel kuni 70-ndatel kirjutatud raamatuid. Ma olen väga tuttav maagilise reaalsuse kontseptsiooniga. Kindlasti on siin seoseid maagilise realismiga, kuid seal on ka erinevus. Maagiline realism on näiteks Gabriel García Márquez, aga ka Juan Rulfo, Carlos Fuentes ja paljude teiste Ladina-Ameerika kirjanike teostes. See on siis maagiline realism, ehk siis reaalsuse liialdamine selleks, et jõuda reaalsuse sintsini, aga Carpentier võtab omapärase reaalsusest selleks, et anda edasi ühiskonda ja ajaloolist peegeldust Ladina-Ameerikas. Mis puudutab Kuuba tänapäeva elu, väga raske on neid teooriaid rakendada. Ja ma ütleks, et irooniline pessimism on väga täpne kirjeldus, mida mainisite.
kui te loete Conde kohta, siis võrreldes selliste küüniliste tavaliste politseinikega, Conde on irooniline. Iroonia on tema jaoks kaitsekild. Ta viitab paljudele asjadele iroonia kaudu, sest ta tahab ennast sel viisil kaitsta. See on väga nostalgiline, melanhoolne, pessimistlik, aga just iroonilisest vaatevinklist. See on selline iroonia suuta elada ja ellu jääda selles raskes reaalsuses. Kõigis romaanides on Conde koos sõprade grupiga, kes tal on olnud nende aastate jooksul. Mõned muutuvad, mõned jäävad samaks ning Conde vananeb ja muutub aina iroonilisemaks ja aina pessimistlikumaks. Näiteks üks tema sõpradest oli peaaegu kriminaal algusest ning lõpuks sai temast pastor hoopis. Ning ta viib läbi missasid. Veel üks sõber on selline, kes lahkub Kuubalt, on üks, kes tunneb end üsna eksinuna. Nemad kõik väljendavad Kuuba reaalsuse eri tahke. Las tramas policíacas de estas novelas son tramas muy simples. Nende raamatute cualquier lector un poquitico inteligente se da cuenta aspekt või sellised krimilood on väga lihtsakoelised. Need ei ole väga keerulised, sest minu eesmärk ei ole tegelikult lahendada krimilugusid, vaid rääkida Kuuba reaalsusest ja nüüd mitte maagilisest reaalsusest. Aga ma teen seda krimkade kaudu. Miks just nii? Seda sellepärast, et see on selline valdkond, mis loomulikul moel võtab sellised ühiskonna tumedad küljed teemaks, siis kuritegevus, vägistamised, röövimised. Ja tänu sellisele loomulikule seosele on mul väga lihtne kaasata seda pimedamat poolt ühiskonnast. Conde ütleb, et tema elab ühiskonna kõige hullemaga koos, vägivald, õudused ja see mõjutab teda inimesena. Ja sellepärast aga lõpuks lõpetab politseitöö. See on mees, kes on väga ustav oma sõpradele suhtes, kuid ka kõigi teiste kaaslaste suhtes. Lõpuks lõpetab ka sellepärast politseitöö, et üks tema sõpradest saab süüdi mõistetud ning seda ülekohtuselt. Selles mõttes on Condega väga elementaalne. Ta väljendab enda vaateid väga selgelt. Aga samas on ta väga sügav ning võtab enda isiklikku kogemust, segab seda kirjandusliku kogemusega, ta tahab kirjanikuks saada. Ta isegi kirjutab ja avaldab mõnesid lugusid ja ta kirjutab pool ühest raamatust. Una persona común y corriente, sino una persona con otros intereses y con otras miradas con respecto a la realidad, respecto a la historia, respecto a los comportamientos de la condición humana. Inimolemus, ajalugu, ta on palju rohkem kompleksne kui lihtsalt üks politseinik. La novela de mi vida. Mul on siin teie raamat, mille isa mulle kinkis. Siis kui ma esimest korda Kuubat lahkusin 96. aastal, ma läksin tagasi aastal 2002 ja see on esimene raamat, esimene teie raamat, mida ma lugesin. See oli mu isa lemmikraamat. See on
kannatanud täpselt nagu mu isa. Sellel raamatul on igasuguseid flekke, kummalisi lõhnu. See lõhn on miskete lagunenud majade, üksinduse ja vaesuse järele. See oli minu esimene kogemus teie raamatutega. Selles raamatus räägite eksiilist. Siin on 2 paralleelset lugu, Fernando ning Heredia lugu. Ja sa räägid siin eksiilist. La obligación de emigrar es el drama más grande de los cubanos. ¿Qué significa para ti la palabra exilio? Minek on nende suurim draama. Mida tähendab sund minna eksiili sinu jaoks? Kui ma lõpetasin 4 aasta ja raamatut, kirjutasingi selle raamatu 8 aasta jooksul. 90-98 elasin siis selle romaani universumis ja selle keelekasutus asukohad on sellised de una sola historia, la historia de un año, del año 89, en la vida de este personaje de Conde con 4 investigaciones. Y de hecho, en Italia, en Alemania, en Brasil, se ha publicado un tomo con las 4 novelas, como si fueran 4 Itaalias, Saksamaal ja Brasiilias ongi 4 aasta aega avaldatud ühe kvartetina. Samuti on Ameerika Netflixi jaoks tehtud selline sari, mis võtab need kõik 4 kokku. Kui ma 4. raamatut kirjutasin selles kvartetis, tundsin ma survet. Ma olin selleks ajaks juba kasvanud kirjanikuna ja ma tundsin ennast väga piiratuna sellisel viisil kirjutades, mis puudutab keelekasutust. Ja otsustasin siin pausi teha ja kirjutada raamatu Jose Maria Herediast, tema elust ja mõnes mõttes on see lugu minu elust. Ta on nagu Cuba Lord Byron. See on tegelane, kes peab minema väga noorena eksiili, juba 20-aastasena, sest ta osaleb iseseisvusliikumisel siis, kui Cuba oli Hispaania koloonia. Ta põgeneb Ühendriikidesse ning tal on peaaegu müütiline kogemus. Ta jõuab Niagara joani ja seal kirjutab ta suure Cuba tippteose, tuntud teose. Mille pealkiri on Niagara juga. See väljendabki minu jaoks seda eksiili, seda kaugust. See on esimene mees, kes räägib Kuubast kui isamaast. Mitte Hispaania osast, vaid ta räägib sellest kui isamaast. Heredia eksiil võimaldas mul rääkida ka tänapäevastest eksiilist. 20. sajandi esimestel aastatel toimub selle raamatu teine pool. Ja seal on ka 3. lugu, kus osalevad 90. aastatel 3 Kuuba kirjanikku. Üks neist pidi minema eksiili, sest ta kaotas oma töö, ülikoolist ta visati välja. Ta pidi minema Hispaaniasse elama, kui ta tuli tagasi
Kuubale, sest on võimalik, et tema käsikiri, kus ta kirjutas Heredia elust. Heredia oli esimene eksiili mineja. Eksiili ajalugu on kestnud siis juba üle sajandi. Seda raamatut kirjutades kirjutasin ka ühe filmistsenaariumi filmi jaoks Tagasipöördumine Ithakasse. Üks Prantsuse või filmitegija jaoks. See film sai Veneetsia filmiauhinna ning seda tsenseeriti Kuubas, seda ei lubatud näidata. Hiljem näidati seda Prantsuse filmifestivalil ja tegemist on filmiga, mis räägib sellest fenomenist, kuhu ta tagasi tuleb. Kuid eksiili teema on miski, mis jätkub. 5 aastat tagasi kirjutasin raamatu nagu Tolm tuules, mis on minu põlvkonna diasporaast. Need tegelased ei ole kirjanikud, nad on insenerid, arstid ja nii edasi, kes lähevad Kuubalt ära. Ainult 2 neist jäävad Kuubale. Ning lugu jätkub Barcelonas, Madridis, Buenos Aireses, Miamis, Puerto Ricos, kuhu need kuubalased lähevad, ka Prantsusmaalt. Nagu tolm kaovad nad tuulde. See on teema, mis on meid Kuubale tõesti puudutanud. Ning selle tulemusena juhtus midagi üsna vägivaldset. 1,200,000 inimest lahkus Kuubalt 3 aasta jooksul. Tohutu protsent Kuuba rahvastikust. Ning Kuuba rahvastik kukkus alla 10 miljoni. Teame, kui keeruline on nüüd jõuda Ameerika Ühendriikidesse, mis oli varem peamine sihtkoht, kuid inimesed läksid Brasiiliasse ja mujale, kuhu nad vaid said. Ning tõepoolest see eksiili teema väljendab nostalgiat, kuid ka viha, mis on minu jaoks kõige kurvem selle protsessi juures. Poliitiliselt on ju võimalik vihata, aga kui vihata kultuuriliselt või inimlikult, siis on see äärmiselt kurb ja meist saab kaasosaline selle viha juures, mis meid riigist välja tõukas. Kas ütleksite, et teie elate eksiilis? See, et mul ei ole nähtavust institutsiooniliselt, ei tähenda, et ma oleksin sotsiaalselt nähtavatu. Näiteks 23. aprillil tähistatakse hispaania keele päeva. Korraldatud selline püha on see siis Miguel Cervantese surma puhul. Havannas ühes pargis, kus on Cervantese kuju, toimus tähistamine ning Hispaania keele akadeemia otsustas, et selleks, et inimesed kohale tuleksid, peab rääkima seal Leonardo Padura.
Lo simpático de esto es que salió en la televisión el reportaje del acto y no salí yo. Samas, et kogu sealne reportaaž jõudis ka telerisse, kuid mina ei jõudnud telerisse. Mind kutsuti selleks, et inimesed kohale tuleks, kuid minu sõnad ei jõudnud kaugemale sellest väljakust. Ma esinen privaatsetes galeriides, kogunemispaikades, restoranides ja inimesed teavad, tunnevad mind ja mul on selle üle väga hea meel. Mis rolli on mänginud Kuuba ajaloos vabamüürlus? Vabamüürlased ütlevad, ellos dicen que es la institución fraternal que más ha hecho por la nación cubana. Y creo que es cierto. Organisatsioon, mis on kõige rohkem teinud Kuuba rahva jaoks. Se fraguaron en logias masónicas y se fraguaron con masones. Esto desde Heredia, que participa en su conspiración en una logia masónica que se llamaba Soles y Rayos de Bolívar. Esto hasta José Martín, el héroe nacional cubano, que también era masón. Es una institución que desde el siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX fue muy activa, muy visible, muy extendida, que ya después del año 59-60, con la Revolución Cubana, pues Kuuba revolutsioon oli see marginaliseeritud organisatsioon, sest see ei sobinud sotsialistlikku ühiskonda. Pero sobrevivió y hoy en día sigue existiendo, ya no con la misma fuerza see eksisteerib, see ei ole enam nii suure mõjuga kui varem, näiteks 20. sajandi esimeses pooles, kui sellele oli väga suur mõju. Ning neil on ka sisemisi konflikte. Las sociedades han cambiado ühiskond kui selline on muutunud en los ambientes sociales y eso también ha afectado la institución de la fraternidad. See on ka vabamüürlaste tegevust mõjutanud. Minu jaoks oli see väga oluline. Tahaksin jagada teiega ühte lugu. Minu isa oli vabamüürlane. En el año 1948, tenía 22 años. Para ser masón hay que tener 21 años. Antes existe algo que se llama los afejistas, mu isa oli ka müürsepp ning selleks, et selle tööga tegeleda, pidi olema 21-aastane, kuid tema alustas müürsepa tööd 19-aastasena. 52 aastal osales ta koos oma 10 kaaslasega, 10 sõbraga minu linnaosas toimuvas hermanos masones, la logia Hijos de Luz y Constancia. Está a 100 metros de mi casa. Üritusel. 10 meetrit minu majast. Mi padre era un masón muy activo y los viernes, que era el día que tenían sesión masónica, pues muchos masones pasaban por mi casa y seguían para la logia y algunos llegaban y entraban y se sentaban. Toimusid sellised kohtumised, kus käisid ka teised sarnased mõtlejad. Üks neist oli siis prügi autojuht Santiago ja temal oli eriline võime tohutult suuri prügi konteinereid kahe kaupa liigutada ja neid siis prügiauto peale tõsta, see ei olnud automatiseeritud nagu tänapäeval. Moment oli siis noor, ka tema käis reedeti ja samuti see Santiago, ta oli alati väga puhas, tagasihoidlik
triigitud riietega, puhaste jalatsidega. Santiago era blanco y rojo pecoso. Santiago oli seal más negro que estos audífonos, hästi heleda nahaga. El doctor Beckett. Seal oli ka üks arst, doktor Beckett, tumeda nahaga, tumedam kui need mustad kõrvaklapid. Ta oli arst, tal oli raha. Ta juhtis Cadillaki. Y este señor, el doctor Beckett, vestía las guayaberas, son las camisas típicas cubanas. Tema kandis Kuuba tüüpilisi riideid. Que se almidonan y brillantes, ¿no? Entonces, aquel señor tan negro se ponía aquellas guayaberas blancas brillantes. Ta oli siis mustanahaline mees, aga tal olid lumivalged ilusad riided. Ta istus samuti sinna Santiago ja minu isa juurde ja nad rääkisid Santiago punases ja doktor Beckett valges ja nad tundsid vendlust. ¿Cómo puede ser que Santiago, que es blanco, blanco, y Beckett, que es negro, negro, sean hermanos? Küsisin, kuidas on võimalik, et jah, kui isa mulle rääkis, et nad olid vennad. Üks oli valge ja teine oli must ja ma küsisin, kuidas nad said vennad olla. Aga nagu mu isa mulle seletas, nad olid hingeliselt vennad, nad olid vabamüürlased ja kõik, kes niimoodi mõtlesid, olid vennad, nad tundsid ennast vendadena. Ja see on üks ilusamaid asju, mida ette kujutada. Nadie te obliga a ser masón, solamente tú lo decides. Vabamüürlaseks saamine oli vabatahtlik, selleks oli vaja täita teatavad nõudmised ning järgida seda mõtteviisi, et kõik on võrdsed, olenemata kultuurilisest taustast, rassist ja see oli asi, mis minu jaoks oli väga oluline õppetund minu elus, kuid mina kunagi vabamüürlaseks ei hakanud. Ma ei saanud vabamüürlaseks, kuid ma ei saanud ka paguusklikuks, samuti ei saanud ma poliitnooreks. Sujetarme a determinadas disciplinas partidistas o fraternales o institucionales que determinen que hay cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Ma ei taha ennast seostada mitte ühegi sellise organisatsiooni või mõtteviisiga, mis hakkab mind piirama. Mina kui kirjanik tunnen, et mul peab olema vabadus. Vabadus öelda, mida ma soovin ning igasugune kuuluvus institutsiooni või mõttekaaslaste gruppi ei luba seda. Ma ei ole usklik, ma ei ole katoliiklane ega midagi. Ja see võimaldab mulle seda vabadust öelda ja kirjutada seda, mida tahan. Bien, bueno, tengo aquí algunas preguntas de algunos amigos. Mul on siin ka mõned sõprade poolt küsimused. Mul on 8 raamatut, mis olete kirjutanud, mis olete lugenud ja need on kõik Havannast. Kas kirjanik võlgneb midagi oma asukohale? Y los novelistas pertenecen a una ciudad. Y creo que es verdad. Mina ütleks niimoodi, et kirjanikud kuuluvad mingisse asukohta ja poeedid kuuluvad mingisse keelde. Con los que están en contra del gobierno. Entonces me pregunta, cuando usted reconstruye personajes históricos como Trotsky o Mercader, ¿cuánto espacio le dio a su propia imaginación
y cuanto a la documentación. Kui rekonstrueerisid ajaloolisi tegelasi nagu Trotski või Mercader, kui palju ruumi andsite oma kujutlusvõimele ja kui palju dokumentidele? Mis puudutab Trotski või Mercaderi, siis on oluline ajalugu arvesse võtta. Jose Maria Heredia, kellest ma rääkisin, ajalooline isik, on keegi, kelle elu on üsna põhjalikult dokumenteeritud. Niisiis tutvusin sellega. Mul on ka raamat pealkirjaga Herejes, mis osaliselt leiab aset Amsterdamis. Rembrandt on seal tegelane, see on ju ka reaalne ajalooline tegelane. Ainus, mida me teame Rembrandtist, on see, mida ta maalis, kuid mul oli vaja, et Rembrandt räägiks ka selles raamatus, et ta räägiks kunstist, et ta räägiks religioonist. Ta näiteks maalib krüptile ja juutide nägusid või siis nägusid, milleks sai ta inspiratsiooni mõnelt juudilt. Ma ei tea, millest Rembrandt rääkis, ma tean ainult seda, mida ta maalis. Niisiis tema isiksuse ma pidin looma kujutlusvõime põhjal. Trotski puhul on ju tegemist isikuga, kelle elust on peaaegu iga päev biograafide poolt kirja pandud. Samuti on kirju, on kõnesid, mitte küll tema isiklikku kirjutisi, aga või autobiograafiat, kuid just avalikku infot tema kohta. Mercaderi puhul on lugu teistsugune. Ramon Mercaderi puhul ei oleks keegi teadnud, et ta üldse olemas oli. El que mata a Trotsky se hacía llamar Jacques Monard o Frank Jackson. Mercader, kes Trotski tapis, on esinenud erinevate nimede all. Y 20 años después es que aparece su nombre en su lápida en el cementerio de Kuncepo, en las afueras de Moscú. Es un personaje creado por los órganos soviéticos que no se sabe exactamente quién es, porque a veces yo creo que ni loodud isikuga, kellest midagi ei teatud ja kes on vale nime all maetud Moskva lähedale. Y eso me obligó a una reconstrucción del personaje en la que la ficción era mucho más importante. Entonces, depende del nivel de información que puede existir sobre un personaje histórico, pero siempre cuando estás en la novela, en el universo de la novela, tienes la ventaja de que tú puedes utilizar elementos de imaginación, elementos de ficción. Si vas a escribir una biografía, pues debes atenerte a la realidad. La novela no. La novela te permite moverte en otros ámbitos que son mucho más generosos en cuanto a la posibilidad de inventar. Tienes la patente para inventar, que es una de las grandes ventajas de la novela. Ja see on žanri suur eelis. En el que yo les voy a contar a ustedes una mentira, se las voy a contar como si fuera verdad. Kui ma tahan rääkida teile midagi, mis on vale, ma kirjutan selle nii, nagu see oleks tõsi ja teie loete seda, nagu see oleks tõsi, kuid see on tegelikult vale. Ja see on, mina ei ole siin milleski süüdi, sest ma esitan seda nagu tõde, aga tegelikult ma tean, et see on vale. Kuid see on romaan.
ja siin on vabadus kujutlusvõimel. Aga kui ma oleksin ajaloolane ja ma räägiksin, et Napoleon võitis Waterloo lahingu, siis te arvaks, et ma olen hulluks läinud. Näiteks nagu Tarantino filmis Inglourious Basterds ja kõik seal üksteist tapavad ja kõigile meeldib see film ja seal oleks ju nagu tegemist ajalooga, aga me teame, et tegemist on loominguga, see ei ole ajalooline film. Mina proovin ajalugu siiski austada nii palju, et ajaloolised sündmused toimuksid selliselt, nagu nad tegelikult toimusid, aga isiksuste puhul olen ma üsna vaba suhtumisega. Pero de luz eléctrica o de luz solar. Kui palju tunde on valgust Kuubal? En mi casa afortunadamente tenemos bastante. Õnneks kodus on meil elektrit ka. Yo todos los meses publico un texto, una tribuna, se llama en el periódico El País. Avaldan el periódico El País tenía cada 15 días Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano que murió recientemente, tenía un espacio y ya Vargas Llosa estaba poniendo viejo y decidió dejar el espacio y convocaron a 4 escritores para que sustituyéramos a Vargas Llosa los domingos en el periódico. Y ahí me tocó una vez al mes. Y la próxima crónica que voy a publicar tiene que ver tema auks kirjutame iga 2 nädala tagant siis lugusid sellest, kuidas Kuubal elu on. Ja tõepoolest on paiku Kuubal, kus mitu tundi päevas ei ole elektrit. Kujutage ette riigi, kus on kuum kliima, kuid toitu ei ole võimalik säilitada, kus süüa ei ole võimalik teha, ei siis elektri ega gaasi abil, vaid tuleb seda teha lõkke peal 21. sajandil. Niisiis, kujutage ette, miks nii paljud soovivad emigreeruda. Tõepoolest on igapäevaelu väga keeruline. Selliseid probleeme on palju, kuid õnneks mind otseselt väga palju ei mõjuta. Yo tengo mi ordenador, mi computadora de mesa, que a la electricidad. Minul on näiteks lauaarvuti, aga mul on ka 2 sülearvutit, niisiis ma alati laen nad ära ja kui vaja, saan tööd jätkata. Ja ma salvestan alati oma tööd USB-le ja kohe, kui see töö lõpetab, siis lauaarvuti saame jätkata oma tööd sülearvutis. Miks te ei ole Kuubalt lahkunud? Sest ma pean Kuubal olema selleks, et kirjutada. Ma olen Kuuba kirjanik ja mul ei ole muud identiteeti. Juba 15 aastat on mul ka Hispaania kodakondsus ka, see on selline aukodaniku vorm, kus mulle anti kodakondsus minu töö eest. See võimaldab mul väga lihtsasti reisida, kuid ma elan endiselt Kuubal. Mul on seal ka minu pere, minu ema on 97-aastane. Just tähistame tema sünnipäeva. Kuuba reaalsus on see, mis tõesti, millest ma ammutan inspiratsiooni. See on minu romaanide fundamentaalne ruum, paik.
linn on paik, kuid linn ei ole ainult hooned või tänavad või väljakud, vaid ka inimesed, kes seal elavad. Need inimesed, kellel on oma kõneviis. Mina räägin siin praegu neutraalsel viisil, selleks, et tõlk saaks mind tõlkida, kuid ma võiksin rääkida ka palju keerulisemalt. Palju tugeva Kuuba aktsendiga. Niisiis, jah, need reaalsed Kuuba inimesed, kuidas elavad need, kellel on 3 või 4 tundi elektrit ainult kogu päeva jooksul? Seda ei saaks luua ilma olemata tuttav selle reaalsusega. Sellised inimesed kaotavad sageli lootuse. Kaugus võib anda teatavat selgust, kuid lähedus selle reaalsusega annab selle omasuse ja minul on see seos Kuubaga. Ja öeldakse alati, et minnakse tagasi sinna, kus kõik algas. Aga kas on küsimusi publiku hulgast? Gracias. Aitäh. Buenas tardes, maestro Padura, muchas gracias por visitarnos. Aitäh, et meid külastate. Mina mäletan ühte väga head teksti, nagu kõik teie tekstid on head. Yo quisiera ser Paul Auster. Y por eso le voy a hacer una pregunta. Lo que le preguntan a Paul Auster en las entrevistas küsida midagi, mis teilt on ka varem sobre literatura, cine y kirjandus. ¿Cuál es su película favorita? Pesapalli ja filmide kohta. Mis on teie lemmikfilm ja kes on teie lemmikpesapallur? Hace esto ya varios años estoy yo leyendo una entrevista con el escritor norteamericano Paul Auster, ¿no? Paul Austeriga intervjuud olen juba lugenud mitu aastat. Ja minult küsitakse sageli Kuuba kohta ja poliitika kohta. Cuando uno dice Cuba, inmediatamente esa asociación con la política. Kui rääkida Kuubast, siis alati luuakse poliitiline seos. Lugesin Paul Austeriga intervjuud ja temalt küsiti siis kirjanduse, filmide ja pesapalli kohta ja mina olin väga kade, sest et ma tahaks, et minult ka nende 3 teema kohta küsitakse. Need on ka minu lemmiktohad. De mis preferidos en el cine o de mis preferidos en la literatura o mis preferidos en el béisbol es imposible. Öelda ühte lemmikut ükskõik millises 3 valdkonnas on minu jaoks keeruline. Del cine italiano. Mulle väga meeldib Itaalia kino. 70-ndate, 60-ndate, 80-ndate aastate Itaalia filmid. Una de las mejores cosas que se han hecho y hay una película que se llama Nos amábamos tanto de Ettore Scola on üks Itaalia film, a la cual vuelvo con mucha mida ma sageli üle vaatan sellest perioodist. Autoritest fundamentalmente los autores iberoamericanos. Hispaania, Ameerika autorite puhul Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Fernando del Paso, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Guillermo Gabriel Infante. Ja nemad on suurmehed. Ja kirjanduses on kõik juba ammu välja mõeldud. A hijos que tienen relaciones complicadas con la madre y hablamos del complejo de Edipo, que es una obra que escribió vanemate laste vahel juba Sofokles kirjutas sellest de los reinos tebanos. Ja juba siis oli see lugu minevikust. Ja mis puudutab pesapalli, mul on olnud väga palju lemmikuid. Ma olen tohutu pesapalli fänn. Viimasel ajal vaatan palju jalgpalli, sest see on suur äri maailmas ja seda näidatakse väga palju. Maailmas on palju maffiaid, üks neist on Sitsiilia maffia, üks on ja teine on jalgpall ja 3. on farmatseutika. Aga nad tõepoolest teevad, neil läheb hästi, pesapallil läheb üsna halvasti.
la vemos muy bien con Trump, ha impedido, por ejemplo, ha impedido que haya habido un solo campeonato internacional en que hayan ido los mejores equipos del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema de organización llamada Grandes Ligas de Béisbol Norteamericana limitan a los jugadores porque un jugador, ahora el año pasado, esto que le voy a decir es casi consejo. El año pasado contrataron a un jugador japonés que es el mejor jugador del mundo en estos momentos por un contrato de 10 años y $700 millones. 70 y después contrataron a un dominicano por 15 años por $750 millones. Uno se pone a pensar y eso es ja teenivadki 750 miljonist. En fin, y los premios que reciben y tal. Es un gran negocio también. Y eso ha impedido que haya habido una mayor difusión del béisbol y que haya habido una mayor competitividad a nivel internacional. Pero bueno, soy un gran fanático del béisbol. Aga tõepoolest ma võiksin pesapallist väga täpselt rääkida lõputult. Ma olen suur fänn. Teilgi ei kuule kahjuks mikrofon ei ole sisse lülitatud. Gracias por la charla y por haber venido. Me gustaría hacerle 3 preguntas, pero breve. La primera es sobre el canon en Cuba. En el canon occidental de Harold Bloom, que plantea los libros básicos de la cultura occidental, la cantidad de cubanos que aparecen en relación a su población es desmesurada. 5 cubanos. Lezama, Virgilio, Reinaldo Arena, Cabrera Infante, Sarduy. ¿Están esos nombres y esas lecturas en el canon actual en Cuba? Segunda pregunta, sobre qué se está escribiendo. Has hablado de ese exilio desde el 19 que aparece una constante en la escritura de la literatura cubana. Y ahora mismo hay autores, estoy pensando por ejemplo en Abilio Esteve, que fuera de Cuba están teniendo una fuerte presencia. Pero dentro de Cuba, ¿qué es lo que se está escribiendo? ¿Hacia dónde va la literatura? Si es que se está escribiendo algo. Ja kas seal kirjutatakse kohapeal midagi kohapeal avaldamiseks? Ja kolmandaks poeetsi romaanide kohta. Kas Kuuba kirjanduses on mingi traditsioon, kus en la literatura en lengua inglesa? Has nombrado antes al español Vázquez Montalbán, que consideramos como uno de los referentes de esa literatura policíaca. Ja millele see toetub? Bueno, los cánones kui rääkida kaanitest, siis need on akadeemikud, nemad on spetsialistid. Jah, neid autoreid, keda mainisite, loetakse, aga see eeldab ligipääsu nendele autoritele ja see ei ole alati võimalik. Näiteks Reinaldo Arena või Infante, keda avaldatakse Kuubal. Jah, need on avaldatud, aga nendele ligipääs on väga piiratud. Ja neid on raske lugeda. Akadeemilisel tasandil jah, neid loetakse. Nagu ka mujal maailmas kirjandus, mis on siis kirjandust, mis on rohkem akadeemiline ja on kirjandust, mis on rohkem tavalugejatele suunatud. Teine küsimus, vastus on, et ma ei tea. La posibilidad de tener una imagen cercana de la literatura cubana. Väga raske on midagi öelda Kuuba praeguse kirjanduse kohta, sest seal avaldatakse väga vähe. Kirjandust avaldatakse seal, kus võimalik.
es visible su literatura gracias a que publica en una editorial importante que es Tusquets, pero hay otros que publican en una pequeña editorial de Murcia o una pequeña editorial de Santiago de Chile. Y tú ni sabes que ese libro existe. kirjastuses midagi avaldatakse, siis see ei jõua kuskile näiteks mingis väikelinnas avaldatakse 300 koopiat mõnest raamatust. Sellest lihtsalt maailm ei tea. Niisiis on raske öelda midagi selle kohta, mida Kuubal praegu kirjutatakse. La narrativa, menos sobre la poesía. Y lo he perdido y le pregunto a veces a compañeros que están muy metidos en el mundo de las revistas culturales, pocas que quedan, küsinud ka sõpradelt ja ka teised ütlevad, et nad tunnevad seda sama. Mis puudutab krimikirjandust Kuubal, siis seda varem ei olnud, see ei ole traditsiooniline. Se empieza a escribir una novela policial mõni aastakümneid tagasi hakati kirjutama krimkasid promovida, financiada por el Ministerio del Interior. Siseministeerium. Ese tipo de literatura policial exaltaba el trabajo de los miembros del Ministerio del Interior, tanto en la lucha contra el crimen común como contra el espionaje, la subversión extranjera. Y ese tipo de literatura se le llamó novela policial revolucionaria. Seda üldiselt nimetatakse revolutsiooniliseks hablo bastante del carácter de esa literatura. Su propio nombre la bautiza muy bien. Y era una novela que era novela policial revolucionaria. Revolutsiooniline krimikirjandus. Seal oli midagi krimkalikku, väga palju revolutsioonilist ja väga vähe kirjanduslikku väärtust. Palju aastaid, kui töötasin kirjanduskriitikuna, kirjutasin palju sellistest raamatutest ning selles ajakirjas, kus mina töötasin, sinna kirjutas üks mees, kes ei olnud rahul sellega, kuidas mina kritiseerisin neid raamatuid. Aga tõepoolest paljud kirjanikud, kes neid krimkasid kirjutasid, olid head inimesed, aga väga halvad kirjanikud. Ja nad palusid isegi minu abi 88. aastal, kui oli selline suur krimikirjandus kasv, en el que asisten prácticamente los mejores escritores de novela policíaca en el mundo, desde Japón hasta Argentina. Seal toimus selline üritus, kuhu tuli krimikirjanikke üle kogu maailma, tollal ka veel Nõukogude Liidust, aga ka Jaapanist ja mujalt. Ja mind kutsuti sinna festivalile kriitikuna. Ja minu jaoks oli see fundamentaalne kogemus, sest tulin tagasi tänapäevaste autorite raamatutega, krimkadega ja ma sain aru, et on võimalik kirjutada teistmoodi. Ma ei teadnud varem Juan Madridi või teisi Hispaania kirjanikke, Mehhiko, Argentiina kirjanikke, Prantsuse kirjanikke sellest põlvkonnast, itaallasi. Ja kõik see andis mulle sellise visiooni võimalustest ja sellest, et tõesti krimikirjandusel võiks olla tulevikku. Ja sellepärast minu esimene raamat selles tsüklis Laitmatu minevik ongi järg sellele arengule. Y en los años 80 pues era una literatura que tenía 80ndatel aastatel oli selline žanr väga reklaamitud ning algo que divertía a la gente un poco. See oli selline meelelahutus inimestele.
Yo voy a preguntar en estonio. Tenemos un club de libros donde hemos leído todos los libros tuyos que son disponibles en estonio y estuvimos hablando del amigo de Mario Conde, cuya madre cocina muy bien y hay descripciones de comidas muy detalladas en todos los libros. Y nos preguntamos si es algo que imaginan o si la madre es una bruja que puede crear todo tipo de ingredientes y hacer todo. Sí, en estas novelas del personaje de Conde, él y sus amigos Conde ja tema sõprade puhul, grandes comidas kus on sellised suurejoonelised söögid, mida ema valmistab ja kus nad joovad tohutult palju rummi. Need on kujuteldavad toidud. Contra algo que ha ocurrido durante muchos años en Cuba. Palju aastaid tagasi Kuubal juhtus midagi sellist, et tegemist on riigiga, kus viimasel ajal on asjad muutunud, aga varem keegi ei surnud nälga, aga keegi ei söönud ka seda, mida ta oleks tahtnud süüa. Söödi seda, mis oli. Ja lihtsalt elati ära. Niisiis mina mängisin selle elemendiga ja kirjeldasin vapustavaid toite, kujutades ette just sellist soovi või unistust. Ja see oli miski, mis ühendas neid sõpru. See oli väga oluline Conde sõprussuhete juures nendes raamatutes, sest need sõprussuhted on koht, kus ta saab olla rohkem tema ise ja olla siiras, olla selline, kes ta tahab olla. Ta töötab politseinikuna ning juba selle ameti tõttu, surve tõttu ta ei saa alati rääkida nii, nagu ta tahaks, aga oma sõpradega saab. Ja need on inimesed, kellega ta suhtleb igapäevaselt ja kellega ta väljendab ka seda irooniat, millest ma enne rääkisin oma siksuse juures. Need toidud on ka Manuel Vázquez Montalbaniga seotud, see on Hispaania kirjanik, kui te olete teda lugenud, siis teate, et ta on suur kokk ja tema sööb võimalikke toite ja Vázquez Montalbaniga seoses juhtus midagi väga põnevat. Ma tutvusin temaga ja me saime üsna lähedasteks ja ükskord käisin tal külas Barcelonas. Tema kinkis mulle alati oma viimaseid avaldatud raamatuid. Ta teadis, et sellel ajal, kui olid kasutusel pesetad, ma ei oleks saanud osta neid raamatuid, need olid liiga kallid ning ta kinkis mulle. Ja ükskord kinkis ta mulle sellise raamatu, mille pealkiri oli Carballo retseptid, kõik retseptid, mis tema raamatutes olid ilmunud. Vaatasin siis Kuubal, kas ma saaksin mõnda nendest retseptidest valmistada. Näitasin seda ka Luciale ning Lucia ütles, et ei, mitte ühtegi neist ei ole võimalik valmistada Kuubal, sest neid koostisaineid lihtsalt ei ole olemas. Seega liialdasingi Conde toitudega, need olid aina võimatumad. Muchas gracias por esta charla. Yo tengo preguntas acerca del proceso literario, porque habla usted de variedades lingüísticas basadas en factores sociales. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se hace?
me parece algo muy difícil. Y otra pregunta, la ciudad está muy presente en sus novelas y ¿cómo hace usted para hablar de la ciudad? Va usted andando por La Habana y de repente se para, saca la libreta y apunta kas te jalutate Havannas ja siis äkki tuleb teil idee millestki või olete kodus ja mõtlete kodus oma laptopi juures? Es la ciudad en la que he vivido toda mi vida. See on linn, mis on mulle väga tuttav, olen seal elanud kogu elu. On seal ka muidugi kohti, mida ma ei tunne, aga mina olin ka pikalt ajakirjanik ning hiljutine raamat Havannast. Seal on teises pooles on selliseid reportaaže ajakirjanduslikke lugusid Havannast ning need puudutavad Havanna paiku ning olulisi tegelasi või isiksusi. Mis puudutab nüüd keelekasutust, romaanis tuleb kasutada või vähemalt mina olen otsustanud kasutada teatud erinevaid keeletüüpe, sest kui räägib ülikooli professor oma tudengiga, siis ta räägib ühtemoodi, kuid kui ta räägib oma naisega, räägib ta ju teisiti. Niisiis on kaks erinevat suhtlusviisi ja olenevalt tõesti kultuurilisest staatusest on inimesel suhe keelega, mida seal kasutatakse. Krimkades Konde tutub kõikide igasugu erinevate elualade esindajatega, ministriga, aga ta tutub ka kurjategijaga ja samas tal on sõbrad, kellega ta räägib väga familiaarselt. Ja otsustasin kasutada ja väljendada neid erinevaid keelekasutusi. Minu eelviimases romaanis, mille nimi on Aja läbipaistvus, on üks lause, mille kohta minu prantsuse tõlkija väga palju vaeva nägi. Ja ta ütles mulle ühel päeval, et Leonardo, kes oli Kafunga? Mina küsisin, mis Kafunga? Otsisin Google'ist ja igalt poolt ja leidsin, et on olemas Kafunga, kes mängis Brasiilias jalgpalli, aga miks ma seal ütlesin, et ta plahvatas nagu Kafunga? Miks ma nii ütlesin? Ma tegelikult mõtlesin, et tal oli tohutu probleem. Minu jaoks lihtsalt ei ole Kuuba keelekasutuses paremat viisi, kui öelda, et ta plahvatas nagu Kafunga. See on millegi pärast selline kõnekäänd. Son estratos, eso se llama estratos de una norma lingüística. See on keelekasutus ja mina kirjutan ladinaameeriklasena, kariibi ja mind iseloomustab see, et ma olen ladinaameeriklane Kariibi piirkonnast, ma olen kuubalane ja ma olen Havannast. Aina täpsemaks siis see klassifikatsioon läheb. Näiteks kui räägime papaiast, siis papaia tähendab hoopis naise suguelundit meie slängis, nii et ma ei räägi papaiast kui sellisest. Ma kasutan selle puuvilja jaoks hoopis teist nimetust, mis meil slängis on. Niisiis on väga oluline teada, mis on ka kohalik släng, sest minu kirjandus on ikkagi ju eelkõige suunatud kuubalastele.
elevado y tampoco puedes poner a un profesor universitario samuti oleks loogiline, et bussijuht ei räägi nagu teadlane või professor ei räägi nagu kalamees. Kõik peab klappima. Bueno, si no hay otra pregunta, kui rohkem küsimusi ei ole, siis lõpetame siinkohal. Aitäh kõigile. Ha sido un placer hablar contigo. Oli suur rõõm teiega